Absurdsuseni ja miljonitesse kerkinud katuserahadeks ette nähtud summa tuleks suunata hoopis kaasavasse eelarvesse. Kas teie teate, et Keskerakond toetab 100 000 euroga mittetulundusühingut, mille üks 2 juhatuse liikmest on Keskerakonna liige ning kes on süüdi mõistetud korruptsioonis? No samuti jääb minule segaseks, miks soovib Isamaa toetada omavalitsusi. Mina ei teadnud näiteks, et meie omavalitsused on mittetulundusühingute või sihtasutuse rollides. Neid markantseid näiteid on veelgi ja igaüks saab nendega ise tutvuda läbi ERR portaali. Kaasava eelarve hea näite võib näiteks leida Tartu linnast. Minu arvates iga omavalitsuse unistus on omada kodanikke, kes on ühiskondlikult aktiivsed ja kaasava eelarve idee tegelikult toetab seda, et kõik need head ideed saavad ju toetust siis olenemata selle idee esitaja erakondlikust kuuluvusest. Ja see printsiip peaks tegelikult olema demokraatlikus riigis elementaarne. Tegelikult on isegi imelik sellest rääkida. Kahjuks aga on praegune katuserahade teema jõudnud tasemele, et tuleb üle korrata ka kõige elementaarsem. See, et rahva poolt teenitud raha tuleb kasutada selle rahva hüvanguks. Ja isegi kui katuserahade jaotamise ettepanekute seas on ka selliseid, mida ma isiklikult toetaksin, siis praeguse protsessi juures saavad kahjuks mustaks kõik kasusaajad, ka näiteks lastefond, ja see on väga kurb. Minu arvates on viimane aeg lõpetada katuserahade jagamine ja suunata see summa kaasava eelarve ideesse hoopis, kus teatud miljonite jagamisel saavad ka raha teenijad ise oma arvamust avaldada. Anna teada, mis sa arvad sellest ideest.